see Merkuuri retrokraad. Tead mida? Merkuuri retrokraad on inimkonna kõige parem välja mõeldud vabandus. Kõigele. Mis sedasti läheb? Kõik, mis untsu läheb. Jäid bussist maha, telefon läks katki, kass sai pojad, vihma hakkab sadama. Absoluutselt kõiges on süüdi Merkuuri retrokraad. Tegelikult ka. Aga kas tegelikult on nii? Tegelikult on siin taga palju enamat ja tegelikult see teema on palju tõsisem, sest inimesed kipuvad panema oma vastutuse kellegi teise kraesse ja ideaalne on siin praegu Merkuuri retrokraad ja see on nii loomulik, et inimestele me seda teeme, aga tegelikult see nii ei ole. Ja siis tulevad hoiatused. Sotsiaalmeedia on täis igasuguseid erinevaid hoiatusi. Ära allkirjasta lepinguid, ära osta tehnikat, ära alusta midagi uut. Nagu me peaks terveks 3 nädalaks oma elu lihtsalt pausile panema. Põnev, aga see päriselt on ka nii. Tegelikult ei tähenda Merkuuri retrokraad automaatselt halba õnne ja ebaõnnestumisi. Pigem on see aeg, mis kutsub meid oma tempot maha võtma, aeglustama, märkama erinevaid asju, olema siin ja praegu hetkes ja tegelema nende asjadega, mis on jäänud pooleli ja mis kõige olulisem. Merkuuri retrokraad ei mõju kõigile ühte moodi. See, kuidas see mõjub minule, võib täiesti kardinaalselt erineda sellest, kuidas see mõjub sinule, sinu kolleegile, sõbrale. Kõik ei ole ühe mütsiga löödud. Ja see, kuidas sina koged Merkuuri retrokraadi, oleneb hästi palju sellest, mis on kirjas sinu sünnikaardis. Mõni inimene kogeb seda hästi intensiivselt, nagu Ameerika mäed. On nüüd hea olla või? Mis juhtus? Merkuuri retrokraad. Teisel jällegi läheb kõik sirgjooneliselt, mitte midagi ei muutu. Ja nüüd läheb tegelikult veel põnevamaks. Asi läheb huvitavaks siis, kui Merkuuri retrokraad on sinu sünnikaardis, mis siis saab? Kas tuleb minna kirikusse? Kas asjad lähevad keerulisemaks? Kas sa oled retrokraadi eest kaitstud? Või juhtub hoopis midagi kolmandat? Ja see, millises tähemärgis Merkuur parasjagu retrokraadis on, mängib väga suurt rolli. Vastavalt sellele tähemärgile hakkab Merkuur üles kergitama neid teemasid, mis nüüd hakkavad aset leidma. On need siis suhted, raha, töö, pere, olgu planeetide seis, milline tahes. Kõige olulisem on ikkagi sinu enda teadlikkus ja vastutus. Planeedid võivad näidata küll teatud energiaid ja teemasid, kuid lõppkokkuvõttes nad ei tee sinu eest otsuseid. Ja kui tahad teada, miks Merkuuri retrokraadi ei peaks üldse kartma, see võimalikult valutult üle elada ja võib-olla isegi enda kasuks tööle panna, siis mine loe postitust kodulehelt hingepeegel.ee. Kohtumiseni peeglis.